Tere tulemast vaatama Tiihüppe tugiprogrammi teist päeva. Mina olen Piret Oppi ja olen Tiihüppe õpetajate tugiprogrammi juht. Eile oli teil võimalus saada sissevaade tehisaru maailma ja selle telgitagustesse ning tutvuda tehisaru piiride ja võimalustega ning saada ülevaade ka selle mõjust meie psüühikale. Tänane päev keskendub natukene rohkem praktikale. Kõigepealt tutvustame teile õpilaste tugiprogrammi. Seejärel saame ülevaate veel kord, et mis see tehisintellekt on, aga mis on ka keelemudel ja miks mõnikord rakendus räägib meile puhast kulda, aga teinekord hallutsineerib. Siis tutvustame teile ka praktikateooriat, millele tuginedes on üles ehitatud meie tugiprogrammi võtmetegevused. Ja räägime lähemalt ka sellest, kuidas koolijuhid saaksid õpetajate õppimist toetada ning kuidas õpetajate koosõppimine üldse välja võiks näha. Ja seejärel läheme juba hästi praktiliseks. Me näitame teile erinevaid võimalusi tehisaru kasutamiseks nii õpilaste kui ka õpetajate ja koolijuhi vaatest. Kuid enne veel, kui ma annan sõna meie tänastele esinejatele, tutvustan teile lühidalt meie tugiprogrammi ülesehitust järgmiseks õppeaastaks. Meie tugiprogramm algas eile, kui oli meie esimene koolituspäev ning jätkub siis läbi erinevate tegevuste nii riigi kui väiksemate piirkondade kui ka kooli ja indiviidi tasandil. Näiteks septembri 2 viimasel kolmapäeval viime praeguse plaani kohaselt läbi seminare koolijuhtidele ja õppejuhtidele, kus räägime lähemalt siis sellest, kuidas õpetajaid toetada ja just nimelt, kuidas õpetajate õppimist toetada, et missugused tingimused peaksid olema koolis loodud, et õpetajad saaksid mõnusasti koostööd teha, koos õppida, arutada ja koos töötada. Oktoobri esimesel 2 kolmapäeval jällegi praeguse plaani kohaselt viime siis kõikides piirkondades läbi praktilised seminarid, kus me mudeldame läbi õpiringi meetodit, et näidata teile, kuidas õpiring välja võiks näha ja et me jõuaksime ühisele lehele selles osas, et kuidas õpiringis võiks õppida ja uusi praktikaid välja töötada. Ja jooksvalt läbi siis terve järgmise õppeaasta pakume tuge erinevate tegevuste näol, milleks on siis näiteks Moodle'i keskkond, kuhu me lisame materjale, nii videosid kui ka lugemis- ja kuulamismaterjale ja samuti loome sinna foorumid ja materjalipanga, kuhu siis teie head õpetajad ja koolijuhid saate oma loodud materjale ka üles laadida ning seeläbi oma kolleegidega teistest koolidest neid jagada ja neid inspireerida. Iga kuu lõpus pakume ka seminarides osalemise võimalust, mille eesmärk on vastata teie küsimustele, mis kuu jooksul on tekkinud ja need seminarid toimuvad meil veebis ja seega me võiksime need tegelikult kutsuda hoopis veebinarideks. Lisaks püüame toetada ka lapsevanemaid, pakkudes neile tehisaru ja õppimise teemalisi seminare ning liikudes tagasi piirkondade tasandile, siis seal toimuvad meil õpikohtumised õpiringide eestvedajatele ning loomulikult toetame koole, et teie saaksite õpiringe läbi viia. Ma olen täna juba mitmeid kordi maininud, et tegevused toimuvad piirkonnade tasandil ning nüüd ongi siis hetk näidata teile, mida ma siis selle mõiste ehk siis piirkond all mõtlen. Nimelt selleks, et saaksime teid siis paremini toetada, jõuda iga koolini, oleme Eesti jaganud väiksemateks osadeks ehk siis 9 piirkonnaks. Ja need piirkonnad on Harjumaa, Lääne-Eesti, mille alla kuuluvad siis Hiiu ja Saaremaa, Lääne- ja Pärnumaa. Seejärel on meil Kesk-Eesti piirkond, kuhu siis kuuluvad Raplamaa, Järvamaa ning Viljandimaa. Kagu-Eesti, kuhu kuuluvad Valga, Võru ja Põlvamaa ning Ida- ja Lääne-Virumaa on samuti üks piirkond. Ning Eesti kõige suurema linna ehk siis Tallinna oleme jaganud 3 piirkonnaks. Igal piirkonnal on ka oma juht, kes on meie meeskonna liige ning teie koolide jaoks esimene kontakt meie programmiga. Tallinna piirkonna juhid on siis Mari-Liis Tali, Ingrid Tullus
ning Lisette Mihkelson. Harjumaa koolide toetaja on Laura Lillepuu. Virumaa koolide otsene kontakt meie programmiga on Grete Tammaru. Tartumaa ja Jõgevamaa koole toetab Sandra Kripson ning Kagu-Eesti koolide kontaktisik meie programmiga on Maia Poltovski. Kesk-Eesti koole toetab meie poolt Kadi Rohelpuu ja Liia Ots on Lääne-Eesti ehk siis Saarte, Läänemaa ning Pärnumaa koolide koordinaator. Ja igal piirkonnal on siis igal piirkonna juhil on siis toetada umbes 12 kuni 20 kooli ja vaatame otsa ka natukene nendele piirkonnajuhi ülesannetele. Ehk siis teie teate, kuidas piirkonnajuhid saavad teile toeks olla. Ehk siis esimene ülesanne ongi olla siis meie programmipoolne kontakt teiega, siis tugida nii teie koolide juhtkondasid kui ka eestvedajaid vastavalt vajadusele. Aidata käima lükata ja toetada nii kooli meeskonda õpiringide läbiviimisel ja samuti on nendel ka väga suur roll olla siis õppeaasta alguses toimuvate seminaride läbiviimisel. Ja iga piirkonna juht võtab peagi teiega ühendust, kui ta seda juba teinud ei ole. Ja et kindlasti septembrikuu jooksul saate paremini tuttavaks, et panna hea alus läbi aasta kestvale mõnusale koostööle. Ja nüüd vaatame edasi, tulles tagasi siis meie programmi juurde. Siis üks suur osa sellest on ka Moodle'i keskkond, mida me hakkame läbi aasta täiendavalt kogu aeg järjepidevalt täiendama ja selleks me pakume siis erinevaid materjale õpiringide läbiviimiseks, õpiringides kasutamiseks ja võib-olla õpiringide vahepeal materjali, millega tutvuda. Ja need materjalid võiksid aidata teil paremini õppimise õpetamisega seotud teemasid mõtestada, aga kindlasti ka teha seda just tehisintellekti kontekstis. Ja lisaks me loome sinna ka veel enesekontrolliteste, mis aitavad teil paremini märgata, missuguseid teemasid te juba mõnusasti teate, aga võib-olla mingisugused teemad, mida te võiksite veel natukene üle korrata. Ja Moodle'i keskkond oleme loonud ka foorumit, kus siis teie saate püstitada küsimusi, mis teil on vahepeal tekkinud nii õpiringide sees kui ka väljaspool neid. Ja foorumid on ka need, kus te saate jagada oma häid kogemusi ja praktikaid ja kutsuda teisi koole enda koole külastama näiteks. Ja lisaks oleme planeerinud ka iga kuu lõppu veebinarid, millest ma juba ka varasemalt rääkisin, aga ka need veebinarid siis saame sinna Moodle'i keskkonda üles laadida. Ja lisaks Moodle'i keskkonnale toetame siis õpiringide tegutsemist selliste üle piirkonna toimuvate igakuiste õpikohtumiste näol, kuhu me siis ootame osalema koolide õpiringide eestvedajaid, õpetajaid ja ka haridustehnolooge ning alates novembrist hakkavad toimuma siis üle 6 seminarid, mille eesmärk on toetada õpetajate motivatsiooni ning käsitleda just õppimise ja õpetamisega seotud teemasid ja vajadusel minna süvitsi just nende teemadega, mis teid ennast huvitavad. Ning hiljemalt siis detsembrist hakkavad üle kogu toimuma ka sellised piirkondade tasandil õpiringide eestvedajatele tehisintellekti ja haridustehnoloogia teemalised seminarid, mis siis annavad võimaluse minna süvitsi just tehisintellekti parimate praktikate tundma õppimiseks. Ja meil on plaan toetada ka maakonna või siis piirkonna või ka selliseid üleriigilisi ainedidaktilisi õpikogukondasid, mille eesmärk oleks mõtestada antud ainevaldkonna õpetamist tehisintellekti ajastul ja mõelda välja ja arendada oma ainevaldkonna õpetamiseks ja seal õppimiseks tehisintellekti praktilisi lahendusi. Ja kõikide nende teemadega saavad teid toetada nii piirkonna juhid kui ka erinevad eksperdid ja ülikoolid, kellega me koostööd teeme.
Ja see oli siis lühike ülevaade meie tugiprogrammi tegevustest, mis me siis antud õppeaastaks oleme planeerinud. Me väga ootame kõiki õpetajaid ja õppe- ja koolijuhte meiega koos õppimise ja õpetamise teemasid mõtestama ning tehisintellekti võimalusi katsetama ja avastama. Ja kuna tegemist on pilootaastaga, siis kindlasti tuleb meil planeeritud tegevustes ette mõningaid muutusi ning täiendusi, et me saaksime paremini ikkagi teie vajadustele vastata ja lähtuda just sellest, mida teie, head õpetajad ja koolide juhid oluliseks peate. Ja vaid teiega saame koos luua head materjalid, millega siis järgmistel aastatel edasi minna, kui meile tulevad uued liitujad, näiteks kutsekoolid ja võib-olla hiljem ka põhikoolid, et saaksime neid materjale ka seal kasutada. Ja seega loodame, et aitate meil disainida mõnusa õppimist ja uusi praktikaid toetava programmi, mille raames üksteisele toeks saaksime olla. Nüüd aga tänaste esinejate ja ettekannete juurde. Meie päeva alustab Mihkel, kes räägib meile õpilaste suunast ehk siis missuguseid tegevusi oleme planeerinud õpilastele järgmise õppeaasta vältel. Seejärel tuleb meie ette Meri-Kris, kes räägib meile, mis vahe on mõistetel tehisintellekt ja keelemudel, kuidas luua agenti ning pakub välja ka 3 põlevat ülesannet, mida saaksime koos ka kas siis täna või siis järgnevate päevade jooksul üksi või kolleegidega või mõne lähedasega läbi teha. Seejärel räägib meile Leene sellest, mis on sotsiaalsed praktikad ja kuidas neid muuta, sest et sotsiaalsete praktikate teooria on see, millele oleme üles ehitanud oma tugiprogrammi tegevused. Siis jagab meile Aivi Osman, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi koolijuht, oma kogemust sellest, kuidas koolijuht saaks toetada õpetajate õppimist. Ja pärast Aivit tuleb meie ette Ingrid Tullus, kes räägib sellest, et mis on õpiring, kuidas seal õppida ja kuidas koolis luua selline keskkond, et õpiringid oleksid jätkusuutlikud. Ning siis läheme juba päris praktiliseks. Maarjo Mäeots näitab meile erinevaid võimalusi, kuidas tehisintellekti kasutada õpetajate vaatest, jagab ka õpilaste vaadet ning päeva lõpetab Ivo Visak, kes räägib meile tehisintellekti kasutamisest koolijuhi vaatest. Head vaatamist ja kaasamõtlemist!